Tervitused, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Täna olen teie ees kauaoodatud videoga, sõbrad. Meie tallu on lisandunud uus pereliige. Vend, kas ta on suurepärane? On küll. Legendaarne? On küll. Kvaliteedikehastus? Kvaliteet ise tõesti suurepärane lapsuke. Te teate, viimases videos ütlesin, et Pitbull Ailesi TV kanalil üles pandud videos, kas soovite uut pereliiget, Kane Corso videot. Kõik tahtsid, tõin Kane Corso. Kohe mõtlesin, et kui ta juba kohal on, teen temast ka video. Muidugi ta on siin olnud 4-5 tundi, mõtlesin, et loom tuli just Istanbulist 5-6 tunni pikkuselt teekonnalt, las ta natuke puhkab, ootame, kuni palavus möödub ja siis õhtupoolikul teen temast video. Aga koer, sõbrad, ma nägin koera ainult videost ja fotolt. Mulle ei tundunud, et tuleb väga suur koer, ta oli nagu kutsikas, eks, kui ma videot nägin. Kui koer ukse taha tuli, oli ta peaaegu sama suur kui meie Hektor. Ausõna, kohe näete ise. Ta on peaaegu sama suur kui meie Hektor ja see koer on alles 9-kuune. Vaata, ta on 9-kuune. Kui te teda näete, kujutage ette, milline ta 3-aastaselt välja näeb. Tõesti, oma vanuse kohta on ta suurepärane koer. Rahunege nüüd maa, noored, palun, Natasha. Natasha on jälle Faisali kallal. Ta ei salli Faisali, tahab teda taga ajada. Sekim, kas sul tuli uus töö, Sekim? Kas talle meeldis see Kane Corso? See poiss, kelle me just tõime, Kane Corso Blue. Tõesti, suurepärane laps, sõbrad. Muide, koer tuli ukse juurde, eks. Kuule, Natasha, palun, tule juba. Ära puutu Faisalit, lähme. Kas sa näed seda? Eesti vaenlane, ajabi tulluks. No, tüdruk, lase lahti. Las seda lahti. Las seda lahti. Natasha, kao, ära. Širesti. Lase lahti. Faisal, hammusta seda hamba alla, poeg. Tõsta see korralikult õhku, las saab aru. Hästi, nüüd rahunes veidi maha. Tütar, ole nüüd tubli, vaata. Ära eemalga Faisalit. Sellepärast pole seda looma videos näha, sõbrad. Kas saite aru? Nad ründavad. Escobar ja tema ründavad koos. Mida ma rääkisin? Koer tuli ukse juurde. Vennas, see koer on nii enesekindel, kui meie omad talle kallale läksid. Astus ta kõigile vastu, ta läheb kõigile peale, taganemist pole. Väga enesekindel. Maashallah, kuigi ta on alles 9 kuu vanune kutsikas, meeldis mulle tema enesekindlus väga. Ta ei kartnud kedagi. Meie Hektoriga samamoodi, väga enesekindel koer. Üldiselt ongi Kane Corsod väga enesekindlad ja karmid koerad. Nad on valve- ja kaitsekoerad. Need on tõesti väga tugevad ja suure kehaehitusega loomad. Ja see, kelle ma hiljuti tõin, on tõesti suurepärane koer. Praegu panin ta taha puuri, eks? Kas said aru? Kohe panin ta sinna hoiule. Ma ei viinud koera veel teiste puuride juurde. Ei tutvustanud teda kellegagi ega võrrelnud teda teistega. Ma ei teinud mitte midagi. Selles videos teeme nüüd kõik need asjad ära. On ju, Süslü? Võtame ta, vend. Käime kogu aia korralikult läbi. Vaatame, kui enesekindel ta on. Tulevikus. Mulle tundub, et temast võiks saada hea liidrikandidaat. Lihtsalt teadmiseks. Ma helistan teile kõigepealt. Ärge siis mind alt vedage. Palun, toetuseks laikige seda videot, tellige kanalit ja jätke ka kommentaar. See teeks mulle väga rõõmu. Ja te teate, et toon välja ka kõige rohkem kommenteerinud inimesed. Praegu näete ekraanil 3 inimest. Suur tänu kõigile, kes on kommentaare jätnud. Aitäh teile, olge tublid. Järgmisel videol toon jälle välja kõige rohkem kommenteerinud inimesed, sõbrad. Olge kursis, ärge tehke mulle liiga. Palun pange sellele videole üks like. Palun, tehke seda minu pärast. Võtame jälle oma rihma, sõbrad. Kas sobib? Natasha, ole korralik tüdruk. Faisal, mida sa teed, poiss? Oled prügikasti võtnud. Nüüd viin selle lapse 2 rihmaga jalutama, vend. Iial ei tea, mis võib juhtuda. Te teate, mis eelmisel päeval juhtus. Hektor Maba oli 1 rihma katki tõmmanud, kas saad aru? Seal ma ütlesin ka, et jumal tänatud, et me polnud turul, kujuta ette. Kui turul oleks meile koer vastu tulnud ja me oleksime sellele rihmale lootnud, see läks ju kohe katki. Noh, see jalutusvihm tundus küll nii tugev. Aga näed, juhtub ikka. Selliseid suure kehaehitsuja koeri viin ma jalutama 2 rihmaga. Mine tea, mis võib juhtuda. Üks ongi seal praegu. Lähme siis ühe lapse juurde vaatama. Olen kindel, et teile kõigile väga meeldib. Kas oleme valmis, sõbrad? Tulge nüüd ja tutvuge meie lõviga. Näita meie lõvi. Tubli poiss. Kus mu lõvipoiss siis on? Anatoolia oma poeg. Itaalia oma poeg. Itaalia tekk. Maashallah mu pojale. Maashallah mu kenale poisile. Vaata seda karismat sellel mehel. Issand jumal. Meie uus Itaalia täkk. Palju õnne, sõbrad. Ta on suurepärane koer. Praegu ei pruugi ta puuris ennast eriti näidata. Kui ma ta välja toon, näete teda paremini. Vaata, kas sa näed?
vaata. minu lõvi. Tubli, mu poiss. Tubli, mu lõvi. Mašallah, vaata kui kena poiss. Alles 9 kuud vana, aga juba nagu hiiglane, mašallah. Alles 9 kuud vana, 9. Ärgu tundugu teile nagu nali. Kas sa näed seda pead ja keha, mis tal on? Mašallah, mu poiss. Mašallah, mu lõvi. Nüüd toome oma poisi puuri seest välja, sõbrad. See puur on must, ma panin ta siia otse kohe, kui ta tuli. Tavaliselt ta siia ei jää. Me viime ta teistesse eesmistesse puuridesse. Kas sobib? Mõtlesin, et siin on turvaline, et tal ei tekis kellegagi probleeme. Aga nüüd ma natuke kõhklen. Kuidas me teeme? Vennas, nüüd ta üritab natuke ka teistele peale suruda, sõbrad. Loodetavasti meie omad ei ründa. Loodetavasti nad ei ründa. Poiss, sina. Kas sa käitud korralikult? Kas sa püsid ilusti, pasa? Olgu, las ma lähen tema juurde korraks. Praegu saab ta inimestega hästi läbi. Inimestega meil probleemi pole, aga oota korraks. Oota, Victoria, ära mine sisse. Victoria, ära mine sisse, tütreki, oota korraks. Väga tugev vend. Ma ei saanud rihma kuidagi korda. Bismillah, ära. Ära anna ju vaasi. Ole rahulik, tiger. Oodake, poiss, oota korraks. Ärge segage, vaatame. Nüüd võtsime ka koera alles hiljuti, suur koer. Tema ise loomu. Me ei tea, mida ta teeb. Kas saite aru? Ta võib ära vajuda, seetõttu pean olema väga ettevaatlik. Tubli poiss, mu poeg. Victoria, ära mine liiga lähedale. Kas sa näed, vend, kui võimas see mees on? Mašallah, mu poiss. Selle poisi nimi on Hugo. See tuli meie vennalt Ilmasilt Istanbulist. Tervitused talle siitpoolt. Sarjerist Ilmas. Tema ise ka? Hobuse farmas. Kui ma õigesti mäletan, andis ta seal koolitust. Ta võttis meiega ühendust ja ütles, et neil on selline koer. Ma nägin seda koera. Mulle ta väga meeldis. Ta meeldis mulle väga. Kohe, kui ma teda nägin, ütlesin, saatke ta kohe. Me rääkisime. Järgmisel päeval saatsin Betnakiili. Vaata, ma helistasin Betnakiilile. Ta alustas teekonda Manisast. Läks Istanbuli. Ta võttis selle Istanbulist. Ta tõi selle Tšanakalesse. Kui ma seda koera nägin. Vaarmus su mõt? Mašallah, mašallah. Väga ilus koer. Oota. Ma olen natuke närvis ka paratamatult. Loodan, et ta kellegagi kaklema ei lähe. Kui sa võtad suure koera, siis ongi selline mure. Sa ei tea tema iseloomu, mida ta teeb, kuidas ta käitub. Sa pead selle välja uurima ja õppima. Sa pead koera tundma õppima. Kõr peab sind tundma õppima, said aru? Iial ei tea, vend. Väga ilus, tõesti. Mašallah, ta on ka väga tugev, sõbrad. Kas ma võin teile midagi öelda? Ta ajab mind taga, noh. Ta tõesti ajab mind taga, vend. Täiuslik koer. Tule. Aga tema nimi mulle ei meeldi. Tema nimi on Hugo. Kui sa küsid, miks mulle ei meeldi, nüüd mina, kui ma teda kutsun, tahan, et nimi kõlaks madalalt ja tugevasti. Said aru? See võiks olla karm nimi. Hugo tundus mulle natuke armsam nimi. Siis ma mõtlesin, mida teha. Mida teha, ma mõtlesin. Kas saad aru? Mul on juba plaan nimi ära muuta. Kõigepealt ootan teilt nime soovitust, vend. See sobiks sellele lõvile. Leidke mulle uhke, ilus, karm nimi ja kirjutage see kommentaaridesse. Aga kui sa küsid, mis mul endal mõttes on? Teate, kunagi oli meil üks meie koer nimega Carlos. Kahjuks kaotasin oma karumurdja Carlosi. Tema nimi oli väga ilus nimi. Mõtlesin endamisi, ütlesin endale, et kas see nimi Carlos ei sobiks sellele koerale? Mis te arvate, sõbrad? Carlos. Minu arvates oleks see väga äge vend. Ma ütlesin Carlos või siis Draakon. Aga Draakon sobiks vist rohkem sellisele mustale koerale. Mulle meeldis Carlos. Ma mõtlen, et panen talle nimeks Carlos. Või kui teil on paremaid nimeideid, siis kirjutage need kommentaaridesse, vend. See nimi on mul mõttes. Mašallah, minu lõvile. Tule siia. Hugo! Ta tahab mängida meie Hugo niikuinii. Ta on kasvanud Hobuse talus. Kas said aru? Hobuse talus üles kasvanud koer. Läheme kohe Faisali juurde. Yılmaz mulle. Ütles, et ta ei ründa eeslit. Minu jaoks ongi see praegu kõige tähtsam asi. Teate, Hector Vavo ründab. Proovime, tule. Faisal, uus koer tuli. Poeg, minge tutvuge temaga. Natasha, ära puutu teda. Näed, ta ei hooli isegi, kas sa nägid? Aga ta on umbes Faisali suurune. Vaata, ta on umbes Faisali suurune. Mašallah, kas sa näed seda lõvi? Faisaliga pole tal midagi. Olgu, Natasha, rahune maha, ära nori. Ära nori, Faisal, tüdruk, ole tark. Tule! Ei, ta on tark. Ta ei ole nagu Hector.
mingi psühhopaat. Hektor, kui ta näeb Faisalit, läheb ta kohe rünnakule, aga see siin on tark. Kuna ta kasvas üles hobuse kasvanduses, on ta ka hobuse moodi, mašallah. Mu lõvi. Kuidas läheb, poeg? Tule, las ma kallistan sind, tule. Saame temaga ka veidi tuttavamaks. Mu lõvi, mašallah sulle. Mida te arvate, kas temast võiks tulevikus õueriidel saada? Hades jääb juba vanaks. Tosuni kambas on Hektor. Maslu jääb ka vanaks. Praegu vaatan noorte isaste rühma. Dede on sellest kuu aega vanem. Muidugi ei saa sa võrrelda Dobermanni ja Cane Corsot. Cane Corso on tugevam koer. Kas sa korras? Tule, ma tutvustan sind Dedega. Vaatame teda. Tule siia, minu lõvi. Tule, paša, tule, paša, tule, paša. Escobar läks hulluks. Escobar, rahune maa, poeg. Ole rahulik, paša. Olge rahulikud. Olge rahulikud, noored. Kui Escobar oleks väljas, läheks ta kohe peale. Vaatu, ta läks jälle hulluks. Ta karjub. Tule järjekorras, vend. Proovime teda koertega sotsialiseerida. Lähne kõigepealt proua Asja juurde. Asja. Tule, kaunitar. Näete Asja ja tema pikkuse erinevust. Ta on alles 9 kuu vanune. Vaata. Näete pikkuse erinevust. Tule, poiss. Tule, seisa siin kõrvuti, las ma vaatan teid koos. Tule, paša. Kas sa näed? Peaaegu üks ühele. Asja ja maa on natuke kaldu. Asja on natuke kõrgemal, vaata. Vaata, Asja. Ta peaks olema umbes 87 sentimeetrit pikk. Kas sa saad aru? Anatolia karjakoer. See on vist see. Kui see koer saab 3-aastaseks, ületab ta kindlasti 100 sentimeetri piiri, mašallah. Minu lõvi. Ütelge teiegi, mašallah, et meie lõvile kuri silm peale ei jääks. Tõsiselt. Kvaliteet vänd, mašallah. Tule, poiss. Tule, poiss. Tule, minu lõvi. Asja, kas sulle meeldis ta? Kuidas ta asjad käpaga müksab? Tšah. Asja endal. Ta leidis uue sõbra. Uue jõugu esimesed sammud. Nad hakkasid ju üksteisele meeldima. Olgu, nad leidsid omavahel klapi. Ta leidis endale parima sõbra, mees. Ja ta sattus kohe kõvasse punti, asi. Meie Hugo. Ütleme nii, et ta leidis endale tugeva mehe. Tule. Asja, lähme vaatame, mis Medusa juures toimub. Medusa ründab, ta tuleb sisse. Olgu. Medusa on natuke hull tüdruk, tead küll. Temast ei tea kunagi, mida oodata. Ei, sellega läks küll hästi, mašallah. Tule siia, vaatame. Lähme Kõmüri juurde. Tule, poeg, tule, poeg, tule, poeg. Kõmür läks hulluks. Kas sa näed Kõmüri? Ta läks kohe rünnakule. Kõmür, kõva mees. Minu lõvi küll. Paša tuleb ka. Tule. Kõmür läks kohe rünnakule. Kõmür läks kohe rünnakule. Tee otsus. Olgu. Ära tule kogu aeg välja. Kõmür. Kõmür, poeg, mis ta teeb, ah? Kõmür. Kõmür, mis ta teeb, ah? Tavaliselt on Kõmur selline koer, kes tahab suhelda. Nägid, vaata nüüd, ta tõmbas selle kisklemise veidi tagasi. Tark koer. Tule mu lõvi, lähme vaatame puure. Nüüd. Olgu kallis, rahule maha. Rahune, poeg, rahune. Jaatu, tule siia, tule siia. Tule siia, tule. Ta kõnnib kõigi poole. Ohoh, kas sa näed? Olgu rahu, issand jumal. Mašallah teile, mašallah. Olgu rahu. Rahu. Tule siia. Rahu, noored, rahu. Oleks on väga agressiivne. Kõmür.
olgu. Sky-baba, rahulikult, poiss, rahulikult. Rahulikult. Meie Alex on ka teiste isaste vastu tigedaks muutunud. Hull, see ründab ka teisi isaseid raisk. Sa näed ju, eks? Vennas enesekindlus on super. Oot, see on asil. Vennas, ta ründab isegi koera, kes ei ründa. Rahulikult, lõvi, rahulikult. Kas ma võin teile midagi öelda? Sellega, ausõna, oleme me hädas. Tule, olgu. Koerad läksid hulluks. Nüüd jõudsime tema peamise rivaalini, Hector Baba juurde. Sain tegite. Ala, aitab, ära tule. Ära tule. Jõudsime su peamise rivaali juurde, poeg. Arkadaşlar. Sõbrad, see on kõrgem kui Hector. Kas ma ütlen teile midagi? See koer on Hectorist kõrgem. Rahu! Ei, vend! Võta rahulikult, mees! Olgu, poiss, Hector, issand. Nad on teravad, väga teravad. Tule, joo vett, tule! Tule, paša. Tule, poeg, tule jahuta end, tule. Mida ma rääkisin? See on kõrgem kui Hector. Tundub nii. See on kõrgem kui Hector. Kui vormi vaadata, siis näeb see välja Hectoriga võrdne, aga see on 9 kuu vanune koer. Kui ta jõuab Hectori vanusesse, saab ta veelgi suuremaks, mašallah. Pea poolest ka. Nad näivad olevat ühesugused, aga kui soovite, võin neid kahte õues võrrenda. Hectoriga jah, uue, keda tõime. Hugoga. Kas saite aru? Peame proovima. Vaatame, kumb on suurem. Näeme ära. Kui ma seda videot või fotot nägin, tundus ta väike. Kuidas ma ütleksin? Te võite arvata, et ta on kõige rohkem. Kas teate, kuidas? Ta tundus meie asilist natuke suurem. Tegelikult pole sellega kaugeltki mingit pistmist. Tegelikult on see koer tõesti hiiglaslik. Mašallah. Mu poeg, mu lõvi, hakkas sees palav. Mine proovi vette minna. Tubli, paša, ja kohe ka. Ta harjus minuga ära tänu jumalale. Kas näed? Vaata. Ta võttis mind kohe omaks, tänu jumalale. Vaata, mul ei olnud mingit probleemi. Vennas, koeral on super enesekindlus. Mulle meeldis tema enesekindlus väga, vennas. Tõesti väga meeldis. Lähme nüüd Peti juurde ka vaatame. Pole vahet, kas mees või naine. Ta ronib kõigile selga. Näed sa? Sugu pole oluline. Vaata. Headu. Olgu, tule. Soolist vahet pole. Vaata. Tule, poiss, tule. Tule, paša. Olgu. Hector närid traate, kurat. Hector, paša. Rahuna maha, muluvi. Tule. Hästi, paša, hästi. Tule, poeg, tule. Kui palju te karjusite jumala eest? Ajasite mu pea valutama. Tulge, sõbrad, lähme üles, viime nad kanade juurde, vaatame, mis saab. See on traditsioon. Uut koera tuleb kanadega tutvustada. Tule, Hugo. Koerad läksid hulluks, vend. Koerad läksid hulluks. Tule siia, poiss. Kas ta teeb partidele midagi? Proovime järele. Ei, tundub, et ta ei tee midagi, vaata. Tule, paša! Mul on tunne, et tahaksin seda poissi Carlos kutsuda, sõbrad. Carlos on sellele tõesti sobiv nimi minu arvates. Tule siia, vaatame. Võib-olla ta teebki seda. Ei tea kunagi. Vend, selle tüübi puhul ei või kunagi kindel olla. Vaata mu tuvisid, mu lõvid. Tooge siia, jooksege, lähme. Lähme. Tule! Tema üldine reaktsioon on ju hea. Tema üldine reaktsioon oli hea, ta ei läinud kellegi kallale. Mašallah, minu lõvid. Tubli töö, teie olete tublid. tublid. Vaata seda Anatoolia tõelispoega. Anna minna, poeg. Tee saltot. Tule, poeg. Tule, mu lõvi. Läheme ka nende partide juurde, sõbrad. Proovime neid kõiki, et olla kindlad. Tule! Ma küsin seda tema endiselt omanikult. Mulle tundub, et ta ei tee seda mulle. Mis te arvate?
Tundub, et ta ei ründa, aga kui ta ründab, sa läheksid rünnakule, poeg. Sind hakkan ma nüüd niimoodi ringi viima. Oled nagu hobune, maarsallah. Täh, poeg, täh! Tule, mu lõvi! Itaalia tekk, Itaalia, maarsallah. Tule siia, mu poeg. Tule nüüd, tule, lähme välja, tule siia. Oota, ära türita kedagi. Ära türita kedagi, poeg, tule. See on minu arvates hektoris pikem, sõbrad. Tundub küll, tõesti, maarsallah. Väga ilus laps. Järgmine kord kirjutage kommentaaridesse, nagu te ütlesite. Visake sellele videole 1 like. Laske tulla, vend, 5000 meeldimist. Ma toon Hektor papa välja, eks? Ma tutvustan teda Hektori Joeljas. Ma olen uudishimulik. Siis muidugi jõuab kord ka Tosuni kambani. Tosun, tegelikult kui ta Hektoriga sobiks, siis oleks see midagi. Sa paned Hektori ja tema ühte kampa, siis ei suuda keegi aias nende vastu seistavat. Kui mõlemad koos oleksid. Said aru? Aga tema ja Hektor on juba põlisvaenlased. Olgu, noored, rahu. Kas ta jääb padja küljes rippuma? Las ma proovin. Tule, poiss. Lähme. Lähme. Hakka liikuma. Hakka, poiss. Hakka, poiss. Hakka, poiss. Lähme. Lähme. Ei, ta sööb natuke nüüd. Vanaisa. Ole mõistlik, olgu noored, rahu. Rahu. Tule, viime Hugo rahuliku kohta, vend. Koerad läksid hulluks selle video ajal, lõi mul pea valutama ausalt. Oodake, poisid, oodake. Olgu. Tule, paša. Tubli mu poeg, minu kena poeg. Ausalt öeldes, vend, mulle meeldis koera iseloom väga. Tavaliselt, kui sa vaatad 9 kuust koera, siis ta on kutsikas. Kutsikas. Mida tähendab kutsikas? See tähendab, et tal ei ole veel täielikult välja kujunenud enesekindlus, isiksus ega iseloom. Victoria, sa segad liiga palju vahele, vaata ette. Ära sekku, ma kardan, et ta hammustab sind. Aga üldiselt on iseloom super. Vaata, tugev enesekindlus, just selline koera stiil, mis mulle meeldib. Koer peabki enesekindel olema, vend. Ei tohi millestki tagasi hoida. Juhi omadused peavad olema tipptasemel. Ta peab ütlema, mina olen selle koha lõvi. Ei tohi kellelegi alluda. Said aru? Selles mõttes meeldis ta mulle väga. Tema kvaliteedi kohta pole midagi öelda. Ka kvaliteedi poolest on see koer suurepärane. Olgu meie talule õnne ja edu. Loodetavasti ta elab siin tervislikku ja ilusat elu. Mina hoolitsen tema eest nii hästi, kui suudan. Ilus puur ka. Tegelikult võiksin ta sinna panna. Või proovime seal, meie Hektori puurides. Ma mõtlen, kas nad hüppavad või mitte nüüd. Pika kasvu koer. Ma küsisin tema endise omaniku käest. Ta ütles mulle, et ei hüppa. Ta ei tohiks hüpata. Kui see ei õnnestu, viin ta sinna või jätan ta lihtsalt taha. Selle järgi leiame talle sobiva lahenduse. Ainus asi, mis mind huvitab, on homme. Ma panen kõik koerad korraks kinni. Kas sobib? Laseme selle ühe aeda ja vaatame, mis saab, sõbrad. Mis arvate? Ma tahan seda aias jooksmas näha, vend. Onju. Selle see... Tema keha näeb juba niigi lihaseline välja, aga teeme talle korraliku treeningu, et mu lõvi veelgi paisuks. Silmade värv on ka väga ilus, vaata. Võta silmadest lähedalt kaader. Kas sa näed tema silmade värvi? Mashallah, mu poiss. Karismaatiline pojale, tõeline Itaalia täkk. Ilm on palav, tal hakkas sees kuumeks. Mis tema hüüdnimi võiks olla? Mul on üks hüüdnimi mõttes, aga see peaks olema mustale koerale. Nimeks võiks olla Must Timukas. See hüüdnimi meeldis mulle väga. See on nüüd hall, eks. Kui ütleme hall timukas, siis see ei kõla väga karmilt. Kui ütleme jälle Must Timukas, kas sellest tuleb midagi, sõbrad? Mida teie arvate? Igal koeral on minu aias nimi ja ka hüüdnimi, sellele peaks hea hüüdnime panema. Ma usaldan teid, mõelge midagi head välja. Teeme ära, sõbrad, ka täna. Tahtsin teile tutvustada meie uut lõvi. Loodetavasti toob ta meie talule õnne, loodetavasti. Tulevikus toon ma uusi emaseid, musta värvi. Emane, sinine emane. Panen neist ilusa paari kokku. Järk-järgult alustasime rotiga, nüüd hakkasime ka Kane Korso poole liikuma, sõbrad. Muidugi, neid asju tehes pean ka uusi puure tegema, sest meie tarus pole tõesti enam ühtegi puuri alles. Kõik kohad on puu püsti täis. Neid hakkan ka loodetavasti tulevikus kasutusele võtma. Kõigepealt tahan ma ühte isast rotti. Tundub, et ka tema tuleb, räägin ühe sõbraga ja ootan temalt uudiseid. Täiskasvanud isane rott. Kas on korras? Ja siis veel, kui kõik läheb hästi, siis uued Kane Korso emased. Minu lõvi
mida nad räägivad, ära jumala ees kutsikate peale pahanda, kuulsid? Sa pead neile nagu vend olema, vend. Näed, kas tundub, et ta ründab? Ma ei saa teda sellepärast väga usaldada sellepärast. Me peame natuke tema iseloomu tundma õppima ja lahti mõtestama, vend. Me õpime tema iseloomu tundma ja mõistame teda. Tundub, et ta on ettearvamatu. Ta on natuke karm koer. Natuke, eks. Tegelikult päris karm. Igatahes, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalit tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Olge terved. Nägemist. Olge hoitud, mu sõbrad.